Hea vaataja, kuulaja, rõõm on jälle olla koos teiega. Ma soovin enne, kui me lähme tänase teksti juurde, koos sinuga palvetada, et palvetame üheskoos, et Jumala vaim juhataks meie mõtted, meie südant, aitaks avada. Hea Jumal, me täname sind kõige eest. Tänu, et sa oled meile andnud elu, kõik, mis meil on elus olemas. Kõik on sinu poolt, see on arm, iga päev on ka arm meile kõigile. Ja palume, et sa avaksid meie mõtted, meie südamed, et võiksime mõista sinu sõna ja sellest ikka midagi õppida. Palun seda sinu poja Jeesuse nimel. Aamen. Täna tahan rääkida ühest eeskujust Piiblis ja kindlasti sa oled kuulnud või vähemalt enamus kristlasi on kuulnud sellisest nimest nagu Paulus. Paulus on jäänud ajalukku sellega, et ta on kirjutanud päris mitu raamatut Piiblis. Ja küsingi siit väikse sellise viktoriini küsimuse või sulle mälutreeninguks, et esiteks, mitu raamatut on Uues Testamendis? Kas sa tead? Head pakkumised kõik, vastus on 27. Ja kas sa tead, mitu sellest 27 on kirjutanud Paulus? Peaaegu pooled. Paulus on kirjutanud 13. Ja siin on veel arvamusi, mida Paulus võiks kirjutanud olla, aga see selleks. Võiks öelda, et Paulus on meile päris palju andnud. Ja võiks öelda ka, et omal ajal, kui Paulus elas, tegutses, siis ta jõudis paljudesse kohtadesse ja tegutses paljude inimeste keskel. Oli tegus mees, kes võiks öelda, tänapäeva mõistes on ka kristlaste seas selline nagu kangelane. Eeskuju, kelle tegudeni tegelikult on päris raske järele jõuda. Võime öelda, et Paulus oli omamoodi kuulsus või on ka siiamaani, kui me loeme tema tekste. Ka täna loeme temast üht-teist. Ja kas oled ka teadlik sellest, et kuidas Paulus selliseks nagu meheks või eeskujuks üldse sai? Huvitav oleks teada, mida sa praegu mõtled. Kas su mõtted läksid Damaskuse teele? Damaskuse teel, kui sa tead Piiblit, siis juhtus Paulusega üks selline huvitav olukord, kus Paulus läks oma missiooniga, et kristlasi, neid, kes siis Jeesuses usuvad, neid nagu põhimõtteliselt kinni võtma, hävitama. Ja siis sekkus Jumal seal teel ja tegi Pauluse pimedaks ja Paulusest sai uus mees. Algust nimi oli Saulus, pärast sai Paulus. Aga kas sul tuli veel mingid mõtted sellega seoses, et kuidas Paulus sai selliseks meheks? Oled sa kuulnud sellisest mehest nagu julgustuse poeg? Vanemas tõlkes, 68. tõlkes öeldakse trööstija selle sama julgustuse poja kohta. Kas sa tead, kes see on? Võib-olla oled kuulnud sellist nime nagu Joosep. Ja võib-olla kõige tuntum tema nimi on Barnabas. Sellel mehel oli väga oluline roll Pauluse elus. Ja võtamegi lahti Piiblit, kui sul on Piibel, ava oma Piibel, võta lahti Apostlite tegude raamat, 4. peatükk. Ja loeme esimese lõigu salmidest 32-37. Apostlite 4, 32-37. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma. Vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesus üles tõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalge ette. Igaühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Näiteks Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüdsid lisanimega Barnabaseks, mis tähendab julgustuse poeg. Müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge ette. See tekst ütles
päris mitut asja Barnabase kohta. Esiteks me nägime, et ta oli osa sellest algristi kogudusest, kui pärast Jeesuse surma hakkas moodustuma selline usklike ringkond. Teiseks me näeme, et ta oli pärit Küprose saarelt, Leviidi suguharust ja tema müüs ka ära oma põllu ja tõi raha apostlite jalge ette. Kui sa vaatad korraks, viskad pilgu apostlite 13. peatüki apostlite tegude raamatusse ja esimene salm, siis seal on nimekiri meestest, kes siis olid sellise õpetaja ja prohveti Anniga ja üks nendest on ka Barnabas. Nii, mida veel me teame? Leviitidest näiteks. Leviidid olid kunagi omal ajal templiteenistuses. Nad olid Jaakobi ühe poja Leevi järeltulijad. Jumal neile maad ei andnud, andis neile hiljem sellised pelgulinnad, kuhu inimesed said ennast peita. Ja siis leviidid hoolitsesid siis kõige selle eest, mis oli seotud templiga. Näiteks nad kirjutasid ümber toorat, hoolitsesid templi vara eest ja nii edasi. Tegid kõiksuguse asju sellega seoses. Me ei tea, mida Barnabas tegi enne seda, kui ta sai Jeesuse jüngriks, aga me näeme seda, et kui ta liitus selle kogudusega, siis kogudus sai tegelikult väga suure väärtuse Barnabase näol. Ja Barnabas siis viis oma maatasu kogudusele. Tuletame meelde, milline oli Paulus enne tänast kuulsust, nii nagu ma alguses siin sisse juhatasin, ja loeme mõned salmid sellest, mis räägivad siis Paulusest või siis algusest oli Saulus. Võtame lahti apostlite tegude raamatu 7. peatüki ja loeme salmid 58 alates ja siis lähme natukene siia 8. peatüki algusesse. Apostlite tegude raamat 7. peatükk ja salm 58. Ja see on siis natuke kontekst ka, et seal toimub siis Stefanose nii-öelda mõrv. Stefanos oli siis üks algkoguduse diakon, kes siis jäi ka Sauluse sugustele meestele siis nagu, kas ma ütlen siis, ta tahtis selliseid mehi hävitada. Nii ongi siis selline lugu, et nad kihutasid siis Stefanose linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks. Ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis, Issand Jeesus, võtta mu vaim vastu. Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega, Issand, ära pane seda neile patuks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta. Saulus oli samuti tema hukkamise poolt, ütles siis 8. peatüki 1. salm. Me näeme, et seesama noor mees Saulus oli sellesama Stefanose hukkamise juures. Tema jalge ette pandi riided. Ja siis mõni aeg hiljem kohtub Saul Damaskuse teel Jeesusega. Ja sellest saab alguse tema elu muutus. Saul tehakse pimedaks. Jumal teeb taga mingisuguse sellise ime, ta ei näe. Ja talle antakse põhimõtteliselt, võiks öelda, selline järelemõtlemise aeg. Ja pärast seda saadab Jumal Sauli juurde ühe kristlase, kes ta sellest olukorrast siis vabastas. Ja see kristlane oli Jeesusesse uskuja, ehk siis üks nende hulgast, keda siis Saul läks hävitama. Loeme järgmised salmid apostlite tegude raamatust 9. peatükist ja salmid 17-22. Siin räägibki sellest samast loost. Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja pannud oma käed Sauluse peale, ütles, Saul, vend, Issand on mu läkitanud. Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomused ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures.
ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid, eks tema ole seesama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appi hüüdjaid ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde. Saulus aga läks järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Keda Saul segadusse ajas? Me näeme, et Saul ajas segadusse juudid, ehk siis siin on mõeldud neid inimesi, kellega tema nagu ennem koostööd tegi. Aga nüüd nad ei saanud aru, et mis nüüd Sauliga toimub, et see mees on täitsa ära pööranud. Ja samas see tema pöördumine seadis ohtu omakorda tema enda elu. Segaduses juudid tahtsid teda ära tappa ja ta põgenes vargsi Damaskusest. Loeme siit samast peatükis salmi 26, kui ta siis põgenes sealt Damaskusest. Jõudis ta Jeruusalemma, püüdis Saulus jüngritega liituda, nüüd siis Jeruusalemmas nende jüngritega, kes siis Jeesusesse uskusid. Ja see ei läinud hästi, sest kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Tegelikult võiks öelda, et selle Sauluse ehk Pauluse käitumine ajas mõlemad pooled segadusse. Nii tema endised pooldajad, kellega ta koostööd tegi, kui ka nüüd need see värske kogudus, keda ta siis alguses taga kiusas, ei saanud ka aru, et mis nüüd toimub. Ja me saame aru ka, et ta liikus ühest linnast teise, siis ega info ei liikunud nii kiiresti, et ei olnud jüngritel taskus telefoni, helistas, ma ei tea, teisele, et kuule, see tuleb, võtke vastu ja nii edasi, et seda asja ei olnud. Jüngrid kartsid teda, ka Jeesuse jüngrid kartsid teda. Kuid nüüd astub esile mees, kellest ma juba rääkisin, julgustuse poeg. Sest Paulus oli sattunud kahe liikumise vahele. Endised usukaaslased tahtsid teda mõrvata ja Jeesuse jüngrid siis püüdsid temast eemal hoida, sest nad kartsid teda. Ja loeme järgmised salmid 9. peatükist 27-31. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. Ta rääkis ja vaidles kreekakeelsete juutidega, aga need võtsid nõuks ta hukata. Jälle taheti Saulust tappa. Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla Kaisareasse ja läkitasid Tarsosesse. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses. Ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Me näeme seda, et Barnabas oli see, kes tõi nagu Sauli jüngrite hulka. Võiks öelda, et Barnabas sai ühendavaks lüliks Sauli ja jüngrite vahel, kristlaste vahel. Ta võttis Pauluse oma tiiva alla, kandis tema eest hoolt ja julgustas teda ja samas julgustas ka teisi kristlasi, teisi jüngrid. Kuid siis, nagu me nägime, viimane salm ütles, Paulus kaob areenilt. Ta saadeti Tarsosesse ja nüüd oli nagu selline rahuaeg. Rahu oli majas. Tagakius hetkeks lõppes, kogudus hakkas kasvama jõuliselt. Võiks arvata, et inimesed nagu unustasid Pauluse ja elu läks lihtsalt hästi edasi. 11. peatükis räägitakse Barnabasest, kes saadeti Antiokia kogudusse, kus ta julgustas uusi jüngreid, kes hakkasid siis Jeesusesse uskuma. Ja Barnabase kohta öeldakse, et ta oli hea mees, täis püha vaimu ja et tal oli selline tugev usk. Seetõttu hakkasid paljud uskuma Jeesusesse, kui Barnabas siis neid nii-öelda kinnitas seal. Ja
Barnabas ei jäänud ainult selle Antiookiaga seotuks, vaid tema mõtted liikusid juba Tarsosesse. Miks? Mis oli Tarsoses? Tarsoses oli Saulus ehk Paulus. Loeme Apostlite 11, salm 25. Siis läks Barnabas Tarsosesse Saulust otsima. Barnabase süda ei andnud rahu, et Saulust ei olnud või et Paulust ei olnud. Ja ma usun, et Jumala püha vaim pani talle selle mõtte pähe. Kas sa tead, mitu kilomeetrit on Antiookiast Tarsosesse? Ma annan sulle väikse aja mõtlemiseks. Kui sa ei tea, siis ma ütlen sulle kusagil 240 kilomeetrit. Kuidas tundub sulle see vahemaa? Läheksid sa kedagi otsima 240 kilomeetri kauguselt? Jah, täna võiks öelda, et pole nagu väga probleemi, et kui mul on auto ja piisavalt kütust, siis istud autosse. Mis see on? 4 tundi umbes sõita või? Ja oledki kohal. Aga nüüd ma küsin, et aga kuhu istus Barnabas? Ja mitte kuskil ei istunud. Tal polnud isegi eeslit. Vähemalt tekst ei ütle, et tal oleks mingi vahend, millega minna. Tema võttis selle teekonna ette jalgsi. Ja nüüd on järgmine küsimus, et kas sa tead, mitu päeva kõndis Barnabas seda teekonda 240 kilomeetrit? Sa pead arvestama sellega ka, et seal, kus need sündmused toimusid, ei olnud selline lame maa, nagu meil Eestis on. Ja keskelt läbi öeldakse, et päeva teekond oli umbes 30 kilomeetrit. Seega, selleks läks selline 8 päeva. Ja siia juurde veel üks mõte, et 8 päeva küll, aga selle 8 päeva sees on ka tavaliselt hingamispäev. Ja arvatavasti sel päeval inimene ei kõndinud, et see võttis veel 1 päeva. Ja kui jäi sinna sisse veel 2 hingamispäeva võis sinna selle aja sisse jääda, siis läks veel kauem. Nii et jah, see teekond oli omajagu pikk. Ja mis oli tema eesmärk? Eesmärk oli minna otsima Paulust. Nii, eks ta jõudis ühel korral kohale. Loeme, mida ütleb meile salm 26, peatükist 11. Ja kui ta leidis tema, tõi ta tema Antiookiasse. Ning käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suurt hulka rahvast. Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama kristlasteks. Niisiis, 240 kilomeetrit sinna, 240 kilomeetrit tagasi, võiks öelda, et edasi tagasi circa 500 kilomeetrit. Mis võttis aega pool kuud vähemalt. Tagasitee oli kindlasti mõnusam, selline lahedam, said kahekesi juba tulla, jagada mõtteid, arutleda Jumala sõnast ja kindlasti oli see ka turvalisem. Ja nagu panite tähele, siis Antiookia oli see koht, kus hakati siis jüngreid nimetama esimest korda kristlasteks. Ja mina arvan, et Paulus sai ka sellel ajal, kui nad nüüd seal Antiookias koos julgustasid ja õpetasid inimesi, sai Saulusest ka kristlane, tõeline jünger. Barnabas tegi temaga head tööd. Paulus, kelle jalgu mainitakse Stefanuse surma ajal, saab püha vaimu poolt muudetud meheks, võiks öelda, kelle süda põleb patuste pärast, kes põhimõtteliselt ohverdab oma ülejäänud elu, et olla missionär, olla õpetaja, olla evangelist, olla apostel. Paulusest sai Jumala sõna autor. Mis oleks saanud Paulusest siis, kui Barnabas ei oleks olnud seal? Kui ta ei oleks sekkunud, et ta oleks saanud jüngritega nagu kontakti, kui ta ei oleks läinud teda võib-olla sinna otsima, mis oleks saanud? Ei tea. Ei oska sellele vastata.
aga me näeme, et Barnabasel oli tegelikult väga suur roll selles, et tuua Paulus välja sellest maailmast, kus ta oli ja et ta saaks selleks, keda me siis loeme siit piiblitekstidest, et mees, kes kirjutas pühakirja, kes on kirjutanud päris mitmed tekstid. Kord oli isegi nii, et Paulus ja Barnabas läksid tülli. Vaatame seda lugu ka. See on 15. peatükis ja salmid 36–40. Mõne päeva pärast ütles Paulus Barnabasele: läkki jälle vaatama vendi kõikides linnades, kus me oleme kuulutanud issanda sõna. Kuidas nende käsi käib? Barnabas andis nõu võtta kaasa ka Johannes, keda kutsutakse Markuseks. Aga Paulus pidas õigeks mitte võtta enesega kaasa teda, kes neist Pamfüülias oli lahkunud ega olnud nendega koos tööle läinud. Sellest tekkis nii suur tüli, et nad teineteisest lahkusid. Barnabas võttis enesega Markuse ja purjetas Küprosele. Paulus valis aga Siilase ja läks teele ning vennad andsid ta issanda armu hooleks. Võiks ju arvata, et sellised mehed, usumehed, teisi julgustavad, täis püha vaimu sellised mehed ei tülitse, aga näed, me näeme, et juhtus ka parimatele. Aga teate, et sellest tuli ka midagi head. Ma ei tea, kas see on täpselt see põhjus, aga panite tähele, keda siin tekstis veel mainiti. Ei olnud ainult Barnabas ja Paulus. Olid veel nimed nagu Johannes Markus ja mainiti ära ka Siilas. Siilasest ma täna ei räägi, aga Johannes Markusest ütleks küll mõned sõnad. Kolossa 4:10 ütleb tekst, et Markus oli Barnabase õepoeg. Ehk nad olid siis sugulased. Ja me näeme, et ta õpetas ja julgustas ka seda Markust. Ja nüüd ma küsin sult, millist vilja me täna sellest Markusest leida võime? Kas sa tead? Täna me leiame piiblist sellise evangeeliumi nagu Markuse evangeelium, mida arvatakse olevat üks esimestest evangeeliumitest üldse, mis kirja sai pandud. Kas sa tead, mitu kirjutist on meil Barnabaselt? Mitte ühtegi. Mitte ühtegi kirja ei ole Barnabaselt, mitte ühtegi teksti ei ole teada, et tema oma oleks see. Aga tegelikult, kui me nüüd oleme lugenud, mida Barnabas tegi nii Paulusega kui Johannes Markusega, siis me võime öelda, et need tekstid, mida need mehed on kirjutanud, on suures osas Barnabase töö. Sest ta õpetas, ta juhendas, ta jüngerdas, kasvatas teisi inimesi. Nii nagu tekst ütles 13. peatükis 1. salmis, et ta oli nende meeste hulgas, kellel oli õpetaja ja prohveti and. Ta tegi suurepärast tööd. Barnabas tegi jüngreid. Võiks öelda, et Barnabas oli algkoguduse kangelane. Ta andis oma maa, oma aja, iseenda Jeesuse inimeste heaks. Ta hoolis inimestest. Barnabas oli mees, kelle tööst tuli palju head vilja. Ja kui mõelda Pauluse peale, kes oli ka, mina julgen öelda, Barnabase töövili, siis kui palju veel tema omakorda seda seemet külvas. Ja kui palju need tekstid täna seemet külvavad. Ma tahan sind julgustada mõtlema sellele, keda sina saaksid sellel eluteel julgustada. Kes oleks see, keda sa võiksid toetada? Kes oleks see, keda sa võiksid õpetada? Või kes oleks see, keda sa võiksid hoopis kuhugi otsima minna? Barnabas läks otsima Saulust, ehk siis Paulust, ja tuli tagasi temaga ja see kõik andis head vilja. Kui sinu südames on ka soov teha jüngreid, siis ma kutsun sind üles palvetama selle pärast. Palvetada, et saada Jumalalt teada, mis võiks olla sinu töö selleks, et tuua inimesi Jeesuse juurde. Barnabase näitel saad ka sina kindlasti inimesi julgustada, inimesi õpetada, et kogudused kasvaksid,
et koguduses tekiks sellist jõudu minna välja suurte rühmadena, minna välja terve kogudustena, et kuulutada evangeeliumi ka nendele inimestele, kes täna veel Jumalast võib-olla ei tea suurt midagi või pole kuulnudki. Ja see on ka tegelikult suurepärane võimalus täita seda missioonikäsku, mida Jeesus on meile andnud. Minge ja kuulutage kõikidele sõnumit. Tehke jüngriteks kõik rahvad. Ükskõik kes. Me kõik oleme Jeesuse jüngrid. Me teame, et Jeesus tuleb varsti tagasi. Ja me ei tea, kui palju meil aega veel on. Üks asi on see, mida me näeme, mida maailmas toimub, et millised sündmused ja asjad ja võib-olla tundub, et veel aega küll ja küll. Aga teine asi on see, et isegi seda ei tea, mida me homme teeme. Kas me homme hommikul üldse avame silmad enam või mis meiega juhtub, me ei tea. Me ei tea isegi ette seda, mida me teeme tunni aja pärast. Aga koos Jeesusega, koos püha vaimuga on meil kõik see võimalus ja vägi olemas. Olla inimeste kõrval, olla toeks, olla õpetajaks, olla juhendajaks, olla julgustajaks. Aidata neid kasvada sellel teekonnal. Oma eluga oleme me kõige paremad tunnistajad ja õpime neist meestest, kes on meil piiblis jätnud need jäljed maha ja kes on saavutanud väga suurepäraseid asju. Me võime täna neid vilju nautida, mida kunagi on inimesed teinud. Ja kes teab, võib-olla tuleb ka pärast meid inimesi, kes naudivad neid vilju, mida meie oleme saanud koos Jumalaga teha. Olgu sulle tänaseks julgustuseks ja selliseks jõuandjaks, et mine ikka julgelt edasi. Aamen.